Mina olen Indrek Maripuu, Loovusaida asutaja ja eestvedaja. Tegeleme siin gruppide sellise workshopide läbiviimisega, aitame ettevõtetel leida ideid situatsioonides, kus nad ise enam neid ei leia või kui on olukorrad, mida nad ei oska lahendada sellise tulemusega, nagu nad ootaksid. Ja võt selle töö käigus me ühel hetkel hakkasime nägema seda, kuidas me inimestena teeme sarnases kohas oma mõtlemises selliseid otseteid ja võt nende otseteede vältimiseks me hakkasime otsima erinevaid grupitöötehnikaid ja võt needsamad grupitöötehnikad on need, mida me täna siis siin Loovusaida tulevate gruppidele õpetame või nende gruppide peal kasutame nii-öelda. Mõttemustrid või ütleme, kuidas psühholoogid seda nimetavad, võib-olla isegi annab seda sisu esimese hooga paremini edasi. Nemad ütlevad, et see on rajasõltuvus. Ehk et see on see viis, kuidas me oleme harjunud mingisuguseid asju tegema. Ja selles viisis ei ole mitte midagi halba. See on tegelikult meile igapäevaseks toimetulekuks hädavajalik oskus. Aga miks neid mustreid mõnikord murda on vaja, on see, et me aeg-ajalt jõuame olukordadesse, kus need vanad lahendused enam ei tööta. Need on situatsioonid, mis on tavaliselt organisatsioonis korduva iseloomuga või mitte ainult organisatsioonis, meie endi igapäevaelus ka. Viis, kuidas neid mustreid nagu murda, ongi see, et proovida seda trammi sealt rõõbastelt nagu nii-öelda teisele teele aidata. Et esiteks tuleb see olukord ära tunda, kui me enam selle vana mustriga edasi toimetada ei saa või ei taha. Ja teiseks Einsteinil oli selline 55/5 reegel, mille mõte oli see, et ta ütles, et kui mul on vaja mingi olukord lahendada tunni aja jooksul, et siis ma 55 minutit kulutaks selle olukorra uurimisele ja probleemi defineerimisele, siis 5 minutiga ära lahendada on lihtne. Vaata, me nüüd igapäevaelus kipume tagurpidi toimetama, et me arvame, et me saame probleemist aru ja siis me tormame lahendama. Meil tegelikult oleks nende mõttemustrite murdmiseks kõigepealt vaja võtta aega ja süveneda sellesse probleemi. Kuidas me siiamaani oleme lahendanud, miks me niimoodi oleme lahendanud ja kui kogu seltskond, kes on kaasatud, saab ühel hetkel nendest asjadest ühtemoodi aru ja suudab sõnastada selle probleemi, eks ju, selle, mida tahetakse teistmoodi lahendada. Võt siis sealt edasi on juba selliste loovustehnikate küsimus, eks, et kuidas genereerida võimalikult palju erinevaid ideid selle situatsiooni lahendamiseks. Loovus minu jaoks on hästi mitmekihiline. Esiteks võib kõigepealt ju mõelda niipidi, et loovus on seotud kõikvõimalike kaunite kunstidega, muusika, maalimine, aga meie jaoks loovus seda ei tähenda. Meie jaoks loovus tähendab loovate lahenduste leidmist, ehk sellise mõtlemisega seotud loovusega tegeleme. Ja teisest küljest on seal loovuses kindlasti selline nii-öelda teostatavuse või ärategemise komponent. Et kui seda asja ära ei tehta, siis on ta lihtsalt unistamine, aga kui me räägime lahenduste otsimisest, siis on oluline kriteerium, et need on pärast ka tehtavad. Üks minu kogemus, mida me oleme siis selle Loovusaida rajamise juures siin õppinud, on hästi selgelt see, et sa kogu aeg pead otsima viise, kuidas mingisuguseid olukordasid ja väljakutseid lahendada, et kuivõrd ruum ei ole ülearu suur ja me teeme siin erinevaid üritusi, et alates sellest, et on meie need töötoad ettevõtetega, aga kuni selleni, et siin mingitel hetkedel on toimunud ka kultuuriüritusi, kontserte, et mööblivajadus ühtedel üritustel on ühesugune ja teistel teistsugune, et koolituse juures on laudasid vaja, kontserdi ajal need lauad on takistuseks, et siis sul on alati võimalus võtta ja see mööbel välja tassida, aga meie kontekstis see tähendaks seda, et siis peaks olema kuskil jälle mingisugune ruum, kuhu seda mööblit ajutiselt ladustada, mis tähendab ju jälle kulud, me peaksime selle ruumi ehitama. Et meie siis valisime selle, et me mõtlesime välja, kuidas see mööbel saaks olla multifunktsionaalne. Et sellel hetkel, kui on lauda vaja, on ta laud ja sellel hetkel, kui teda lauana ei ole vaja, saab teda keerata teise asendisse, nii et teda saab kasutada toolina ja teda läheb vaja ka siis ja teda ei pea nagu ruumist välja viima. Nii et seda laadi asjad, sellised multifunktsionaalsuse otsingud näiteks. Esiteks, kui sa otsid ettevõtlusega alustamiseks ideed, siis ära kõigepealt otsi ideed, vaid otsi probleeme. Otsi, millistel inimestel, kes võiks olla sinu potentsiaalsed kliendid, on probleemid ja vaata, mis nende probleemid on ja proovi vaadata, miks neid probleeme ei ole lahendatud või kuidas neid on lahendatud, aga miks inimesed sellega rahul ei ole. Ja proovi leida viise, kuidas siis paremini neid asju ära lahendada. Paradoksaalseks teeb selle soovituse see, et tegelikult mitte alati
ei pea lahendus olema selline, mida mitte keegi teine ei ole ennem teinud. Mida ma olen kohanud noorte seas ka on see, et otsitakse probleemi, tähendab, leitakse probleem, leitakse lahendus sellele ja siis guugeldatakse, mida on kindlasti teha vaja ja vaadatakse, et oi, selline asi on juba olemas ja selle peale visatakse nagu idee kõrvale. Tegelikult see, et selline asi on juba olemas, näitab sulle seda, et see probleem, mida sa üritad lahendada, eksisteerib ja keegi ettevõtjalikult seda lahendab, ehk et kuskil on olemas ka inimesed, kes on selle probleemi kõrvaldamise eest valmis raha maksma. Nüüd on loomulikult küsimus selles, et kui neid, kes seda juba pakuvad, on väga-väga palju, siis on see konkurentsitihe ja sinna võib-olla pole mõtet minna. Ja võib-olla alamsoovitus siia juurde on see, et tee midagigi, hakka pihta ja selle teekonna käigus sa hakkad nägema täpsemalt uusi võimalusi ja leiad selle, mida sa lõpuks teha tahad.